Tere tulemast saatesse Global Eye. Mina olen Natasha Kirtsik ja täna õhtul vaatame üle selle nädala suurimad uudislood kogu maailmast. Vaatame, mida täna õhtul oodatan. Kas Venemaa-Ukraina sõda lõpeb kunagi? Kui mõlemad pooled jätkavad tulevahetust, tekib küsimus, kellel on tegelikult ülekaal ja just seda me hakkamegi arutama. Ja hiljem, kui sa muretsed, kas saad endale järgmist lennupiletit lubada, siis sa ei ole üksi. EasyJet püüab nüüd suveks kütusekartusi vähendada, öeldes, et praegu puuduse ohtu ei ole, isegi kui Lähis-Ida pinged hoiavad naftaturge ärevil. Lisaks esitab USA Kuuba juhile Raul Castrole mõrvasüüdistuse ajal, mil Kuuba püüab uute Ameerika sanktsioonide tingimustes majanduslikult pinnal püsida. Meil on kõik üksikasjad olemas. Aga enne kui me kõigest sellest ja paljust muust räägime, vaatame üle mõned selle nädala suurimad uudised, mis on kogu maailmas pealkirju teinud. Surmav kaevandusõnnetus Põhja-Hiinas on nüüd nimetatud riigi viimase 17 aasta kõige hullemaks. Pärast seda, kui vähemalt 82 inimest hukkus massiivses gaasiplahvatuses söekaevanduses Põhja-Hiinas. Võimude sõnul tekkis segadus kaootiliste esialgsete loenduste tõttu, kuna plahvatuse hetkel oli maa all 247 töötajat, kui see reede hilisõhtul juhtus. Veel 10 inimesed said vigastada ja 2 inimest on endiselt kadunud. Praegu on mõned ettevõtte ametnikud võetud vahi alla ja neid on uuritud. Peking nõuab nüüd täielikku uurimist ja uuendatud ohutuskontrolle pärast seda, kui riigimeedia hoiatas taas ohtliku surve eest eelistada tootmist ohutusele Hiina tohutus söetööstuses. Samal ajal on Ameerika sõjalennukid korraldanud haruldase õppuse Caracase kohal. See on esimene õppus pärast USA operatsiooni, mis kukutas sel aastal Venezuelas president Nicolas Maduro. Ametnikud ütlevad, et 2 Osprey lennukid maandusid taas avatud USA saatkonna lähedal õppuse ajal, mida kirjeldatakse kui kiire reageerimise evakuatsiooniõppust. Nüüd ütleb Washington, et tegemist on valmisoleku ja riigi stabiliseerimisega uue poliitilise korra tingimustes. Kohapeal mõjub aga USA lennukite pealinna kohal lendamine hoopis teisiti. Mõned venezuelalased nimetavad seda soovimatuks jõudemonstratsiooniks. Ja Euroopas on Serbia pinges, kuna 10 000 meeleavaldajad täidavad Belgradi tänavaid ja seekord muutub olukord vägivaldseks. Õpilaste juhitud valitsusvastane meeleavaldus, mis protesteerib president Aleksandr Vučići 12-aastase võimu vastu, on nüüdseks eskaleerunud kokkupõrgeteks märulipolitseiga. Politsei kasutas pisargaasi ja šokigranaate, kui meeleavaldajate rühmad loopisid signaalrakette, pudeleid ja kive. Liikumine sai alguse umbes 18 kuud tagasi ning selle vallandas surmav raudteejaama varing, milles hukkus 16 inimest ja mis tekitas viha, korruptsiooni ja riigi hooletuse pärast. Ja SpaceX on just viinud oma seni võimsaima raketi kaubandusliku reaalsuse piirile, kuid see ei lõppenud vaikselt. Reedel viis ettevõtte läbi oma 12 Starshipi katsetuslennu Texases, saates tohutu järgmise põlvkonna raketi kõrgete panustega proovilennule kosmosesse. Nüüd lõppes see missioon kontrollitud maandumisega India ookeanis. Sellele järgnes suur plahvatus. Kuid sellest hoolimata nimetab SpaceX seda katset Starship B3 jaoks oluliseks sammuks edasi. See on uus süsteem, mis on loodud võimaldamaks sagedasemaid Starlinki satelliitide starte ja tulevaste NASA missioonide saatmist Kuule. Ja nüüd oleme jõudnud tippu. Nüüdseks on möödunud üle 4 aasta sellest, kui Venemaa alustas sõda Ukraina vastu. Ja kuna mõlemad pooled jätkavad tulevahetust viimaste suuremate rünnakutega nii Moskvas kui Kiievis, on Venemaalt üha rohkem teateid, mis viitavad sellele, et surve võib lõpuks jõuda president Vladimir Putini kannule. Aeglustuva majanduse, internetikatkestuste ja eliidi seas kasvava rahulolamatuse tõttu näib, et isegi sõjameelsed hääled hakkavad küsima, kuhu see kõik välja viib. Kuid siiski väidab Moskva, et võit Donbassis on endiselt käeulatuses. Nii et suur küsimus on nüüd järgmine. Kas Putinil on endiselt kõik täielikult kontrolli all või hakkame me nägema mõrasid juba Kremlis endas?
Meiega liitud täna õhtul meie paneelis, et arutada Ukraina sõja poliitilisi tagajärgi Katariina Lissunova. Ta on Ukraina ajakirjanik ja meedianõunik organisatsioonis Razom for Ukraine. Meiega on ka endine president Vladimir Putini pressiesindaja Sergei Markov ning meie vanem korrespondent Owen Alterman. Aga enne kui alustame arutelu, vaatame veidi tausta. Venemaa sõda Ukrainas muutub üha vähem lahinguvälja edenemise küsimuseks ning üha enam Vladimir Putini poliitilise vastupidavuse küsimuseks kodumaal. Putin on selgelt öelnud, et tema peamine sõja eesmärk on endiselt Donbassi täielik kontroll, kuid selle eesmärgi saavutamine tuleb ränga hinnaga. Vene kaotused kasvavad jätkuvalt. Ukraina ründab üha sügavamale Venemaa territooriumile ning sõda ei ole enam midagi, mida Moskva saaks oma rahva ees täielikult varjata. Aastaid on Putin talunud vapustusi, mis oleksid võinud teist juhti ohustada. Sanktsioonid, sõjalised tagasilöögid, rahvusvaheline isolatsioon, isegi relvastatud mäss. Kuid hoolimata kõigest sellest on Kremlit juhtiv mees ellu jäänud. Kuid surve kasvab. Kui Venemaa ei suuda saavutada oma sõjas seatud eesmärke ja tema haare nõrgeneb isegi sellistes kohtades nagu Krimm, mis on olnud Venemaa kindla kontrolli all üle 10 aasta, kas Putin peab lõpuks oma ambitsioone kärpima? Kui Ukraina rünnakud jõuavad jätkuvalt Venemaa elanikkonnakeskusteni, kas see tugevdab sõja toetust või hakkab venelasi selle vastu pöörama? Ja kui hukkunute arv jätkab tõusmist, millal muutub hind isegi Kremlile liiga kõrgeks, et sellega toime tulla? Sõda ei pruugi veel lõppfaasis olla, kuid poliitiline küsimus kõlab üha valjemini. Kas Putini päevad ametis on loetud? Hästi kõik, alustame oma 30-sekundilise kiirvooruga. Igal meie paneeli liikmel on 30 sekundit aega, et vastata meie debati esimesele küsimusele. Ja küsimus on, kas Putini päevad ametis on loetud? Katariina, palun alusta. Aitäh, Natasha. Jah, tema päevad on loetud mitmel väga lihtsal põhjusel. Esiteks on ta vana diktaator ja iga päev, tõesti iga päev viib mitte ainult tema võimu lõpule, vaid ka tema elu lõpule. Tema päevad on kindlasti loetud ja lisaks on tal väga suured illusioonid selle kohta, kuhu tema sõda teda ja tema riiki viib. Hästi, Sergei. Mis on sinu arvamus? Vladimir Putin jääb ametisse, sest ta valiti demokraatlikult ja kõik teavad, et Putini toetus on väga kõrge. Nüüd on see veidi langenud, ma arvan 75-lt 68 umbes nii. Aga ta näib endiselt olevat kõige populaarsem Euroopa liider kogu elanikkonna seas. Ja inimesed toetavad väga tema ideed, et Ukraina ebaseaduslik, neonatslik, terroristlik režiim tuleks laiali saata ja hoida surve all. Hästi, Owen, alusta. 30 sekundit. Natasha, me võime olla Putini ajastu lõpule lähemal kui algusele, aga see ei tähenda, et me oleksime lõpu lähedal. Vaata, ilmselgelt on Putinil probleeme nii kodus kui ka rindel, aga päeva lõpuks on Venemaa ikkagi suur riik. Ukraina võib õigustatud olla uhke selle üle, mida ta on saavutanud troonisõjas ja kui iseseisvaks ta on muutunud. Ja Ukrainal on tõesti trumpe. Aga Natasha, päeva lõpuks Ukrainal ei ole Trumpi kaarti. Sõnamäng oli taotluslik. Hästi. Nüüd tahaksin selle arutelu avada pikematele vastustele. Meil ei ole enam 30-sekundilist taimerit. Tahaksin rääkida poliitilise nõrkuse probleemist. Kas poliitilise nõrkuse märgid Venemaalt ilmuvad küsitlused, mis viitavad sellele, et võib-olla kaotab Putin oma varasema toetuse, viivad USA presidendi Trumpi Putinist eemale ja Ukrainale lähemale? Katariina. Kõigepealt tahan alustada sellest, et Ukraina ärkas täna üles ühe suurima rünnaku peale, mis kunagi varem on toimunud, eriti Kiievis. Ja üks suurepärane näide sellest, kui reaalsusest irdunud Venemaa ja Putin on see, et nad on rünnanud ballistiliste rakettidega. Jällegi olid sihtmärgiks tsiviilisikud, mitte sõjalised objektid ja nad on nende rünnakute peale kulutanud palju raha. Samal ajal, kui nende enda territooriumi ründavad Ukraina väed vastulöögina ning üha rohkem naftatöötlemistehaseid on sihikule võetud samal ööl. See näitab üsna selgelt, et Vene valitsust ei huvita oma enda rahvas, kuid neid huvitab Ukraina kultuuriline ja territoriaalne hävitamine. Tagasituleku kohta, Ameerika presidendi positsiooni kohta. Päeva lõpuks saab president Trump aru, et Ukrainal on ülekaal ja ta mõistab seda.
Esiteks Ameerika rahva huvides, Ameerika tuleviku nimel, sest just siin on tulevik. Ja see on midagi, mis juhtub lõpuks, sest Donald Trump armastab oma riiki, armastab oma rahvast ja seda me näeme lähitulevikus. Sergei, mis on sinu vastus sellele? Esiteks ma ei usu, et tõeliselt mõistlikud inimesed saavad uskuda seda, mida meie kolleeg Kiievist rääkis, sest iga järgne lause on vastuolus eelmisega. Muidugi, see on lihtsalt propaganda väga radikaalsel kujul. Ja palun ärge jätke muljet, et me usume seda, mida ta räägib. Muidugi mitte. Poliitilisest nõrkusest ja nii edasi. Ja nagu me aru saame, otsustas Trump tunnustada Krimmi ja Donbassi Venemaa osana ja et Ukraina väed peaksid taanduma Donbassist ning Vene armee peaks vastutasuks taanduma Harkivi piirkonnast, Huumi piirkonnast ja Dnipropetrovski piirkonnast, mille Vene armee vallutas. Ja see peaks olema territoriaalne vahetus ning Krimmi ja Donbassi jurisdiktsiooni tunnustamine Ameerika Ühendriikide poolt. Aga Donald Trump ei suuda seda kokkulepet täita. Sellepärast ta hoidis distantsi Putini ja Zelenski vahel, sest Trumpi jaoks on Putin suur ja tugev poliitiline liider, keda ta väga austab. Ja Zelenski on tema jaoks vaenlane, kõigi Donald Trumpi vaenlaste sõber. Loomulikult teab ta seda väga hästi. Ja samuti andis Zelenski võltsitud teavet Donald Trumpi vaenlastele, et Trump vangi panna. Ja võib-olla sa mäletad, et ta veetis mõned tunnid vanglas. Nii et pole mingit võimalust. Aga Trump ei suuda praegu täita neid kokkuleppeid, mis Alaskal saavutati. Seetõttu ongi olukord selline ja sõda lihtsalt jätkub. Sergei, sul võib olla õigus, et Ukraina ei pruugi saavutada seda maksimaalset tulemust, millest mõned inimesed näivad unistavat. Viimasel ajal, arvestades edu droonidega ning abi Lähis-Ida riikidele ja suuremat relvastuse iseseisvust, on Ukraina teatud mõttes võtnud eeskuju Iisraelilt, õppides, kui oluline on arendada oma kaitsetööstust ja olla iseseisev. See, mida Ukraina on saavutanud, on uskumatult muljetavaldav. Teisalt ei saa ka Venemaa oodata maksimaalseid tulemusi. Tead, vaata lihtsalt ühe päeva tulemusi. Näiteks eile Sõjauuringute Instituudi igapäevast kokkuvõtet. See kõlab peaaegu nagu traagiline sõjafilm. Ühelt poolt liiguvad Ukraina väed sügavamale Vene rindejoone taha. Selle raporti kohaselt võib kuulda Vene sõjablogijaid rääkimas sellest, kuidas Vene ametnikud liialdavad oma saavutustega lahinguväljal. Samuti räägitakse seal sellest, kuidas ukrainlased suudavad rünnata sügavale Vene territooriumile, keemiatehaseid, naftataristut. See on uskumatult muljetavaldav. Teisest küljest jätab raport tegelikult välja selle, mida me varem kuulsime. Vene rünnakud Kiievis, sealhulgas, nagu ütles Ilja Ponomarenko väljaandest Kyiv Independent, Kiievi Tšernobõli muuseumile. See murrab südame, kui näed, et need objektid hävitati ja koos nendega võisid hukkuda ka tsiviilisikud. Ja samuti Volodõmõr Zelenski hoiatas Venemaa keskmaa raketirünnaku eest Kiievi vastu. Oluline on see, et mõlemad pooled on näidanud, et suudavad oma positsioone hoida, tulistada ja endiselt võidelda. Ukraina jaoks on see 4 aasta jooksul tohutult muljetavaldav tulemus, kuid mitte maksimaalne. Ja kui ukrainlased tunnevad, et neil on tuul selja taga, võivad nad end teatud määral petta. Sest Venemaa on lõppkokkuvõttes suur riik. Ja asümmeetriline sõjapidamine toimib ainult siis, kui see pool, kes on suurem ja tugevam, tunneb end piiratud reeglite ja normidega. Pole selge, et Vladimir Putin seda teeb. Ja kui ta on valmis olukorda täielikult eskaleerima, siis võita selle sõja võita, isegi hoolimata Ukraina märkimisväärsetest saavutustest. Catherine, ma nägin, et sul oli palju näoilmeid selle peale, mida meie mõlemad külalised ütlesid. Mida sa tahad öelda vastuseks sellele, mida Owen ütles? Esiteks ma asun Washingtonis, mitte Kiievis. Tahtsin lihtsalt teie vaatajatele selgitada. Veel üks mõte on see, et paljud inimesed lähtuvad arusaamast, et Venemaal on võim lihtsalt oma suuruse tõttu.
aga Venemaal puuduvad tehnilised arendusvõimalused. Ainus ressurss, mis Venemaal alati on olnud, on loodusvarad, mida nad sõna otseses mõttes maapõuest välja kaevavad ja kõigile müüvad. Kuid neil pole kunagi olnud tehnoloogilist ega muud arengeelist ja me näeme seda praegu väga selgelt. Samuti töötab suurus, kui me räägime sõjapidamisest, praegu Venemaa kahjuks, sest neil pole lihtsalt piisavalt õhutõrjet, et katta kõiki vajalikke sõjalisi ja majanduslikke objekte. Ja me näeme, kuidas see praegu väga aktiivselt toimib. Nüüd tead, ma tahaksin natuke rääkida kasvavatest Vene kaotustest, mida me oleme viimastel nädalatel näinud. Tead, me kuulsime, kuidas Owen mainis neid sügavamaid Ukraina lööke, mis on mitmel moel tabanud Venemaa piirkondi, mida ei oodatud. Või võiks öelda, et paljud arvasid, et Ukrainal pole võimekust neid tabada. Minu küsimus Sergeile, ma tahaksin sinult küsida, kas me näeme Moskvas arvestuste lahknemist, kuna selle sõja tõttu on Vene poolel surmade arv tõusmas? Suur venelane. Surmad, sest kõik need võimud on lihtsalt propaganda ja vaadake numbreid, väga lihtne. Eelneva 2 aasta jooksul toimus hukkunud sõdurite surnukehade vahetus. See on 1:40 vastu. 1:40 vastu. Üks Vene sõdur vahetati 40 Ukraina sõduri vastu. See toimus 2 aasta jooksul. Nüüd on see veidi muutunud ja nüüd on see 1:15 vastu. See tähendab, et isegi nüüd, kui Vene pealetung on meidi väiksem, on olukord endiselt sama. Sellegipoolest oli aprillis haavatute vahetuse suhe 1 tapetud Vene sõdur 15 Ukraina sõduri kohta. Muidugi peaksime arvestama mitte ainult hukkunud sõdurite arvu, vaid ka seda, et Vene armee liigub edasi. Seetõttu on lahinguväli Vene kontrolli all. Aga see näitab ka, et on võimatu isegi ratsionaalselt ja mõistlikult mõelda, et Venemaa, kuidas öelda, hukkunud sõdurite arv oleks suurem kui Ukrainal Süürias. Ja teiseks, sa peaksid arvestama, et Venemaa nõuab, et Donbassi ei võetaks. Ei. Venemaa nõuab, et Ukraina oleks demokraatlik, normaalne, neutraalne riik, aga mitte neonatslik, terroristlik režiim nagu praegu. Seetõttu on vabad ja ausad valimised üks Venemaa nõudmistest. Õigeusu juutide vastu suunatud poliitiliste repressioonide lõpetamine on üks Venemaa nõudmistest. Sergei. Vene keele vastaste poliitiliste repressioonide lõpetamine. See on 70% venelaste emakeel. Hästi. Sergei, ma tahan sinult midagi küsida. Hästi. Küsi. Ma tahan sinult midagi küsida nende internetikatkestuste kohta, mida me oleme näinud üle Venemaa. Kui need hukkunute arvud, mida teatatakse, on tegelikult valed. Miks me näeme Venemaal nii ulatuslikke internetikatkestusi, mis muudavad tavalise venelase jaoks raskeks ligipääsu maailma peavoolumeediale seoses käimasoleva sõjaga? Vene poole kaotuste arv ei ole vähenenud, kuid see on palju väiksem kui Ukraina poole kaotuste arv. Ja ma peaksin meeles pidama, et Venemaal on, kuid asi pole isegi numbrites. Lihtsalt, miks me näeme neid internetikatkestusi? Jah, ma seletasin seda. Kuule, see on pöörane. Venemaal ei ole endiselt massilist mobilisatsiooni nagu Ukrainas, vaid kõik need aastad on sõtta läinud ainult vabatahtlikud, välja arvatud 1 kuu sõja algusest. Ja kui vaadata internetti, siis Venemaa üritab nüüd luua omaenda suveräänset peamist sõnumirakendust, sest võimu esindajad usuvad, et see on poliitiliselt liiga ohtlik. Kui peamised sõnumirakendused on lääneriikide kontrolli all, kes tegelikult osalevad hübriidsõjas ja asendussõjas Venemaa vastu, sellepärast see edenebki. Aga enamik venelasi kipub muidugi kasutama teisi sõnumirakendusi. Ja neid on üsna palju, sest see on suletud ning mobiilse interneti kohta seda kasutavad Ukraina droonid sihtimiseks. Sellepärast ongi see piiratud, inimesed ei ole sellega üldse rahul. Ma vardan rääkida, me olime väga sellel teemal. Aga siiski nad aksepteerivad, et see on reaalsus. Ja muide, see saab olema reaalsus ka Euroopa riikides paari aasta pärast. Katariina, kas sa tahtsid vastata sellele, mida me just kuulsime Sergeit ütlemas?
ma mõtlen tõesti, ilmselt on ainult üks asi, mida ma saan öelda ja see on see. Juba see fakt, et venelased ei vii ära oma tapetud sõdurite surnukehi ja kui palju neid tapeti. See on lihtsalt veel üks märk sellest, et neid ei huvita omaenda inimesed. Ja nad ei pruugi isegi teada, on üsna suur võimalus, et nad ei tea isegi tegelikku hukkunute arvu, sest nad teavad seda luuludel põhinevat sõda. Ja see on veel üks fakt, et nad ei taha ära viia nii paljude tapetute surnukehi, kui neid tapetakse või võib-olla nad ei suuda neid surnukehi leida. See on tegelikult väga kurb pilt olukorrast, mida me praegu Venemaal näeme. Ja ma tahan sulle võimaluse anda vastata, Sergei. Palun räägi. Ta valetab. Ta lihtsalt valetas. Ma arvan, et kõik saavad aru, et ta lihtsalt valetab. Kas sa tahad sellele reageerida? Jah, muidugi. Mõned punktid. Esiteks, Sergeile pean ütlema, et Iisraeli kodanikuna ja juudina on äärmiselt solvav kuulda, kui Ukraina valitsust nimetatakse natslikuks. Ma tean, et sa ei tee seda mitte juutide vastu suunatud vaenust ega antisemiitlikust motiivist. Ma tean seda. Aga ma arvan ja kahtlustan, et ma ei ole ainus, kes tunned, et see on äärmiselt taunitav, kui natside pärandit ja õudusi pisendatakse, kleepides selle sildi Ukraina valitsusele, kes minu arvates selgelt seda ei vääri. Samuti, mis puudutab interneti katkestusi, siis ma saan aru sinu mõttest, et ukrainlased võivad potentsiaalselt kasutada internetti Venemaa vastu sõjaliselt. Me oleme näinud näiteks Iisraelis, kuidas viimase 2,5 aasta jooksul on teatud aegadel ja teatud piirkondades GPS-süsteemide tööd häiritud. Ja kuigi see on olnud meie jaoks frustreeriv, oleme sellest aru saanud, kuid internetipiirangute ulatus Venemaal näib kindlasti olevat katse informatsiooni kontrollida. Kõike seda öeldes, Natasha, nagu oleme kibeda kogemuse kaudu viimase 4 aasta jooksul õppinud, ei käi see sõda ainult õigluse pärast, see käib ka rahu pärast. Ja nende 2 eesmärgi tasakaalustamine on sama oluline kui varem ja ma olen mures võimaliku ülbe suhtumise pärast Ukraina poolel. Tunne, et arvestades edusamme, isegi kui need on lahinguväljal väikesed, edusamme geopoliitiliselt, droonisõja vallas ja operatiivselt nende löökide osas sügaval Venemaa territooriumil. Nii muljetavaldavad, kui need ka poleks, võib Ukraina unustada, et asümmeetrilises sõjas, kui tugevam pool ei tunne end reeglite ja normidega piiratud olevat. Ja jah, kui tugevamal poolel on lõpuks tuumarelvad, siis tuleb üleolekut ohjeldada ning poliitika peab olema ratsionaalne ning tark ja pragmaatiline. Ja ma loodan, et inimesed Kiievis peavad seda meeles, kui nad püüavad selles muidugi väga raskes olukorras toime tulla. Sergei, mind huvitab kuulda sinu arvamust selle kohta, mis on praegusel hetkel Putini ja Kremli lõppeesmärk. Kas me näeme, et sõda on mingil moel jõudmas oma lõppmängu? Või arvad sa, et meid ootab ees veel palju lahinguid? Venemaa ei võikle territooriumide pärast. Venemaa on maailma suurim riik. Venemaa võikleb inimeste vabaduse eest Ukrainas. Esiteks nende inimeste vabaduse ja turvalisuse nimel, kes hääletasid referendumil ja liitusid Venemaaga nendes 5 uues piirkonnas, aga ka nende inimeste nimel, kes elavad Ukrainas. Nad peaksid olema vabad uuest natsirežiimist. Ma rõhutan, et see on uus natsirežiim. Kui soovite, võin tuua teile väga lihtsa fakti, mida saab tõestada Ameerika Ühendriikide kongressi poolt, et tegemist on uue natsirežiimiga. See on tõesti lihtne. Ja Venemaa ei soovi ohtu Ukraina režiimilt ega Venemaale ega ka Venemaa rahvale Ukrainas. Ning enamik seal elavatest inimestest on venelased. Ukrainas, sest Kiiev, nagu te ehk teate, oli ajaloo jooksul 3 sajandit Venemaa pealinn. Ukraina oli Venemaa osa 1000 aastat. Ja Ukraina tähendab lihtsalt, nagu teate, Venemaa nurka. See on selle sõna Ukraina tõlge, Venemaa nurk. Nii et seetõttu on Vladimir Putini jaoks eesmärk väga selge. Ukraina režiimist ei ole ohtu ei Venemaale ega Ukraina kodanikele, mis tähendab demilitariseerimist, denatsifitseerimist, demokratiseerimist ja poliitilise repressiooni lõpetamist. Väga lihtne. Katariina, ma tahaksin kuulda sinu arvamust selle kohta. Kas sinu arvates on sõda jõudmas lõppmängu või ootab meid ees veel palju aastaid võitlust? Ja samuti palun vasta ka Sergeile. Ma nägin, et sa raputasid pead.
Esiteks, kui me räägime sõjast, siis ma arvan, et see kestab veel kaua, sest see kestab nii kaua, kuni Venemaa retoorika jääb samaks, nagu me just praegu kuulsime. Kuni hetkeni, mil nad muudavad oma retoorikat, jääb olukord tõenäoliselt sarnaseks, kuigi Ukraina saavutab kindlasti juba praegu territoriaalseid võite. Ja isegi siis, kui Ukraina tõrjub venelased oma territooriumilt tagasi, ründab Venemaa ikkagi edasi. Ja me näeme tõenäoliselt väga sarnast olukorda nagu Iisraelis. Ja me peame mõnda aega koos eksisteerima, kuni Venemaa aktsepteerib fakti, et neil ei saa olla Ukrainale territoriaalseid nõudmisi. Olgu need siis rajatud propagandale, ajaloolistele ideedele või millele iganes, neil lihtsalt ei ole õigust seda teha. Ja kuni nad sellest aru saavad, kestab see konflikt edasi. Aga iga päev muutub see Venemaa jaoks palju raskemaks ja keerulisemaks. Mida ma saan teile kindlalt öelda on see, et ma tean, et rünnakud, droonirünnakud Venemaa vasturünnakud sagenevad aasta lõpuks, muutuvad palju suuremaks ja Venemaa kaotused suurenevad samuti oluliselt. Aga seda näeme me selle aasta lõpuks. Kas Venemaa Putini juhtimisel saab sellest aru ja päästab oma rahva või mitte? See küsimus on nende jaoks lahtine. Olgu, kahjuks peame selle debati lõpetama. Soovin tänada kõiki meie paneeli liikmeid. Teeme väikese reklaamipausi. Jääge meiega, see on Global Eye. Oleme varsti tagasi. Ja oleme tagasi saates Global Eye. Mina olen Natasha Kertšik ja tänan, et teite meiega. Rahvarohke reisirong, mis sõitis läbi Edela-Pakistani, sattus laastava enesetapurünnaku ohvriks, milles hukkus vähemalt 23 inimest ja üle 70 sai vigastada. Ametnikud ütlevad, et lõhkeaineid täis sõiduk lasti õhku Quetta raudteeröövaste lähedal just siis, kui rong möödus, paisates 2 vagunit ümber ja süüdates need põlema. On palju ohvreid ja palju maju hävis. Olen siit piirkonnas pärit. Varahommikul toimus väga suur plahvatus. Kui ma välja tulin ja vaatasin, valitses rongi ümber täielik kaos. Separatistlik relvarühm BLA on võtnud vastutuse, öeldes, et sihtmärgiks olid julgeolekutöötajad, kuigi hukkunute seas oli ka tsiviilisikuid. See on rühm, mis nõuab iseseisvust Pakistani keskvalitsusest. Nüüd pöördume Aafrika poole. Ida-Aafrikas käib praegu tõsine poliitiline vaidlus kasutatud rõivaste üle ja põhiküsimus on siin tegelikult väga lihtne. Valitsused ütlevad, et odavate lääne importkaupade tulv teeb peaaegu võimatuks kohaliku tekstiilitööstuse arendamise. Ametnikud väidavad, et kuigi see loob töökohti, seob see riigid peamiselt madala lisandväärtusega edasimüügiga, mitte tootmisega. Ja just sellepärast on Uganda viimasena riigina kehtestanud kasutatud rõivastele 30% maksu. Toetajad ütlevad, et see kaitseb kohalikku tööstust ja keskkonda, kui kriitikud hoiatavad, et see võib muuta hinnad tarbijatele kättesaamatuks, lahendamata samas tootmises sügavamaid probleeme. Nüüd seisab Kanada silmitsi oma suurima rahvusliku ühtsuse proovikiviga aastakümnete jooksul, sest selle aasta oktoobris hääletab naftarikas Alberta provints selle üle, kas jääda Kanada osaks või saada iseseisvaks riigiks ja alustada võimaliku iseseisvusreferendumi õiguslikku protsessi. See samm tuli pärast seda, kui 100 000 albertalased allkirjastasid petitsioone, mille ajendiks oli pettumus energiapoliitika, maksude ja paljude arvates Ottawa föderaalvõimu liigse sekkumise pärast. Olen väga lojaalne nii Albertale kui ka Kanadale, kuid usun tõesti, et meie riik on palju tugevam ja jõukam, kui me austame provintside õigusi ja anname neile võimaluse end ise valitseda minimaalse föderaalse sekkumisega. Albertalased, mitte Ottawa, Quebecilased, mitte Ottawa ja kõik teised provintsid peavad samuti saama õiguse ise oma suunda ja saatust määrata.
separatistide juhid väidavad, et Alberta annab Kanadale rohkem, kui ta vastu saab ja mõned on isegi arutanud tihedamaid sidemeid Ameerika Ühendriikidega. Nüüd, suur küsimus, mis täpselt lendab piiratud sõjaväe õhuruumis? See küsimus on taas tähelepanu keskpunktis, kuna Pentagon on avaldanud veel ühe suure hulga kunagi salastatud UFO-faile, sealhulgas infrapunavideoid, mis näitavad kummalisi õhus olevaid objekte USA sõjaväelennukite lähedal ülerahvastatud piirkondades. Ametnikud kinnitavad, et endiselt puuduvad tõendid maavälise elu kohta, kuid nad tunnistavad ka, et paljud neist juhtumitest jäävad seletamatuks. Ühes hiljuti avaldatud raportis kirjeldatakse isegi helendavaid kerasid, mis väidetavalt jälitasid hävituslennukeid sõjalise missiooni ajal. Need failid on osa läbipaistvuse suurendamise algatusest, mille president Donald Trump käskis algatada, kes ütleb, et Ameerika avalikkus peaks ise otsustama, tsitaat, mis pagan toimub. Nüüd heidame pilgu mõnele selle nädala olulisemale uudisele üle kogu maailma, mis sul võib-olla 2 silma vahele jäid. Hiina liider Xi Jinping on veetnud viimase nädala tehes midagi, mida väga vähesed maailma liidrid praegu suudavad. Ta on mõne päeva jooksul kohtunud nii USA presidendi Donald Trumpi kui ka Venemaa liidri Vladimir Putiniga. Ja nüüd teatavad allikad, et Hiina president võib järgmisena suunduda Põhja-Koreasse, et pidada tippkohtumine Kim Jong-uniga, mis tugevdaks veelgi Pekingi rolli ülemaailmse diplomaatia keskmes. Ajastus on siin väga huvitav, sest Hiina püüab üha enam näidata end kui ainsat suurvõimu, kes suudab endiselt kõigiga rääkida. Washington, Moskva, Teheran, Pyongyang. Maailm muutub üha killustatumaks ja ebastabiilsemaks. Kuid selle sümboolika taga on ka väga tõsised strateegilised küsimused. Ja küsimus on selles, kui palju mõjuvõimu on Hiinal tegelikult Põhja-Korea üle. Meiega liitub nüüd Piotr Kursin. Ta on endine ÜRO ametnik ja geopoliitika ekspert. Nüüd on Xi Jinping võõrustanud nii Trumpi kui ka Putinit. Peagi võib ta kohtuda Kim Jong-uniga. Millist sõnumit arvate, et Hiina püüab saata, asetades end kõigi nende ülemaailmsete võimusuhete keskmesse? No tore on teiega koos olla. Ma arvan, et alati on huvitav proovida mõista, mis toimub selliste inimeste nagu Xi Jinping, Putin või Trump peas. Need on inimesed, keda võiksime nimetada tugevateks juhtideks. Teate küll, inimesed, kellel on võime juhtida tsentraliseeritumat valitsemisvormi või Trumpi puhul püüelda selle poole. Ma arvan, et Xi Jinpingi puhul tuleneb see kõik suuresti tema rahvusliku taassünni ideest. Sellest mõttest, et Hiina peab pärast alanduste sajandit oma hiilguse taastama. Ja Xi Jinping on inimene, kes kasvas suuresti üles Mao Zedongi ja suure hüppe ajastul. Ta nägi Hiinat väga raskes faasis. Ja ma arvan, et see mõjutas tema kasvatust oluliselt. Tema isa töötas valitsuses. Ja ta on olnud inimene, kes on väga pedantselt töötanud selle nimel, et Hiina huve maksma panna viisil, mida Hu Jintao ja tema eelkäijad ei teinud. Ja antud juhul näitab Putini ja Trumpi võõrustamine, et Hiina saab läbi kõigiga. Ma arvan, et me peaksime alati lisama väikese märkuse, et need kohtumised toimuvad seetõttu, et mõlemal poolel olid omal moel viivitused. Aga Hiina ei pidanud seda samal ajal tegema. Fakt, et Putin ja Xi kohtusid ning see korraldati 20 mail, mis on hiina keeles kuupäev, millel on omamoodi varjatud tähendus, ma armastan sind, on väga teadlik kavatsus. Ja ma arvan, et see näitab selgelt, et Xi veetis aega Trumpiga, kuid ta tahtis tegelikult kohtuda Putiniga, kui see on loogiline. Ja ma võin kindlasti kinnitada, et need kaks arutasid Xi kogemusi Trumpiga ning kuidas temaga toime tulla, teda manipuleerida ja nii edasi. Nii et need viimased paar nädalat on kindlasti olnud Pekingile olulised. Nüüd tahame rääkida rohkem Põhja-Koreast. Põhja-Korea on hiljuti muutnud oma põhiseadust. Nad eemandasid igasuguse viite taasühinemisele Lõuna-Koreaga. Mida see sinu arvates tähendab ja kuidas see võiks mõjutada seda, kuidas Peking ja Kim Jong-un võiksid lõpuks sellist kohtumist läbi viia? See on huvitav. Põhja-Korea või siis Kim Jong-unile meeldib olla tähelepanu keskpunktis, eks. Me oleme varem näinud tema pingutusi olla oluline ülemaailmses süsteemis rahvusvahelises kogukonnas. Ja see on kindlasti kummaline, et Põhja-Koread ei mainita ega arvestata, arvestades kui killustunud ja kaootiline maailm praegu on, kõik mis toimub Iraanis, Ukrainas ja nii edasi. Nii et kindlasti oleks selles kohtumises huvitav näha, kuidas Kim Jong-un käitub, arvestades, et tähelepanu on olnud mujal. Põhja-Korea pole olnud rambi valguses.
Ma arvan, et üks asi on lihtsalt näha, kuidas ta käitub. Punkt. Aga enne kui ma jõuan Hiinani, on siin üks nüanss. Venemaa ja Põhja-Korea suhe on viimastel aastatel uskumatult kiiresti ja intensiivselt süvenenud. Põhja-korealased on Venemaa sõjas väga tugevalt kaasatud. Venelased üritasid kaua aega eitada, et see nii on. Ja siis sai ilmselgelt selgeks, et 10 000 põhja-korealast aitasid. Mitte ainult mingisuguses, ma ei tea, sümboolses või logistilises mõttes, vaid sõna otseses mõttes rindel. Kurskis, kui ukrainlased vallutasid selles Venemaa oblastis suure tüki territooriumi, selle asja mõte on see, Hiinale pole see suhe kunagi tegelikult meeldinud. Hiina on staatust säilitav jõud. Mõned inimesed väidavad, et ta saab kasu rahvusvahelisest süsteemist sellisena, nagu see on, kuigi püüab seda veidi muuta, et õõnestada USA hegemoonilist staatust. Aga see pole nii hoolimatu ega häiriv nagu põhjakorealased või venelased. Seega Hiina ei tervitanud seda suhet tegelikult. Ja kui rääkida sellest teise artikli punktist, mis käsitleb seda, kuidas Põhja-Korea määratleb territooriumi, siis see on sisuliselt tohutu ja minu arvates alaraporteeritud muutus selles, kuidas Põhja-Korea vaatab taas ühinemist Lõuna-Koreaga. Ja see on probleem Hiina jaoks, sest Hiina ei taha tähelepanu keskpunktis olla. See ei soovi oma enda piiril segadust. Tal on omad sisemaised probleemid, kuid loomulikult on olemas ka Iraani, Venemaa ja nende sündmuste globaalse majandusliku mõju jäänused, mida Hiina püüab oma huvides kõvasti stabiliseerida. Aga loomulikult, kui Põhja-Korea muutub probleemiks, siis on see järjekordne peavalu Xi Jinpingile. Hästi, tahaksin sind väga tänada, Piotr, et meiega liitusid ja oma teadmisi jagasid. Väga huvitav. Peame ootama ja vaatama, kas see kohtumine tegelikult ka teoks saab. Aga nüüd liigume hoopis teise teema juurde, mu sõbrad. Kui oled oma suvepuhkuse broneerimist edasi lükanud, sest kardad, et Lähis-Ida konflikt võib taas lende häirida või piletihinna taevasse tõsta, siis ära muretse. See pole kindlasti ainus. Euroopa lennufirmad peavad nüüd toime tulema suure energiašokiga, kuna lahingud Pärsia lahe ümbruses on tõsiselt häirinud marsruute, mis olid seotud Hormuzi väinaga, mis on muidugi oluline lennukikütuse varustustee. Kütuse hinnad peaaegu kahekordistusid mingil hetkel ning kogu Euroopas kardetakse tõsiselt puudujääke. Kuid EasyJeti tegevjuht ütleb, et reisijad ei peaks paanikasse sattuma. Ta kinnitab, et lennud jätkuvad sel suvel plaanipäraselt. Siiski hoiatavad lennufirmad, et reisijad käituvad teisiti. Nad ootavad broneerimisega kauem, jälgivad hindu hoolikalt ja püüavad aru saada, kas see geopoliitiline kriis on ajutine turbulents või midagi, mis võib reisikulusid lähikuudel tõsiselt muuta. Ja nüüd tahaksin pöörduda majandusteadlase Alex Koomeni poole, kes on meiega stuudios, et aidata meil mõista, mida need kõrgemad kütusehinnad ja tarbijate ärevus tegelikult tähendavad. Siin on väga vastuolulised sõnumid. Ma võin öelda, et reisihuvilisena lendama muidugi Iisraelist välja. Ma ootan broneerimisega viimase hetkeni, sest kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Aga ilmselgelt on see välismaal viibivate inimeste jaoks hoopis teistsugune kogemus. Lennufirmad ütlevad, et hetkel pole otsest kütuse puudust, kuid lennukikütuse hinnad on siiski tõusnud. Kui palju survet see lennundussektorile, kasumlikkusele ja piletihindadele avaldab? Kas me juba näeme, et piletihinnad tõusevad? See on lennufirmade jaoks piinlik aeg. Nagu mainisite, suleti mõned suured lennujaamad, eriti Pärsia lahe piirkonnas, näiteks Dubais ja mujal. Mõned lennufirmad läksid pankrotti. Spirit Air, Magnific Charter, Joy Air, nii et räägime vähemalt 3 lennufirmast, mis läksid pankrotti. Ja nagu ütlesite, hinnad tõusevad ning inimesed on tõesti pettunud. Seega ei tasu seda avaldust liiga tõsiselt võtta, sest pole nii, et need tegevjuhid teaksid, mis poliitiliselt USA ja Iraani vahel juhtuma hakkab. Nad ei tea, mis saab Hormuzi väinaga või midagi sellist. Nad lihtsalt tahavad inimesi rahustada, öelda, palun ostke piletid varakult, et me saaksime rahulikult magama minna, teades, et me saame oma lennud täis. See, mida nad saavad arvesse võtta, on see, et ülemaailmne majandus on väga agressiivne. Nii et kui naftahinnad tõusevad, ilmuvad äkki uued naftaallikad. Eriti USA-st on saanud suur nafta- ja gaasi eksportija. Sama asi on Lõuna-Ameerikaga ja nii edasi. Kuna nafta Pärsia lahes on väga odav, aga nüüd on laht Hormuzi väina tõttu piiratud, muutub kallim nafta äkitselt konkurentsivõimeliseks. Ja see on suurepärane, sest äkitselt tasakaalustab pakkumine mingil määral Hormuzi väinaga seotud probleemi. Nii et ma arvan, et see on hea uudis, kuid seda tuleks võtta väikese reservatsiooniga.
teate, me kuuleme muidugi teateid, et inimesed broneerivad lende hiljem. Jällegi, nagu ma ütlesin, minu enda kogemus, olen ise ka selles süüdi olnud, lihtsalt kogu selle konflikti ebakindluse tõttu. Mida see meile praegu tarbijate kindlustunde kohta ütleb ja kas me näeme juba, et lennufirmad ja kogu tööstus saavad sellest juba löögi? Nad on juba löögi saanud. Paljud lennufirmad on raha kaotanud. EasyJet kaotas raha, Air France, Qatar Airways kaotasid palju raha tühistatud lendude tõttu. Seega on päris mitmed lennufirmad raskustes. Mõned lennufirmad maandasid naftahinna riski, mis on nende jaoks oluline. Nii et mõned lennufirmad mõtlesid ette ja hoolitsesid selle eest. Teine probleem on nõrk dollar, sest paljudele lennufirmadele makstakse dollarites ja see võib nende bilanssi kahjustada, sõltuvalt sellest, kuidas nad maksavad nafta või teiste teenuste eest, mida nad saavad. Nii et see on väga tormiline valdkond, milles nad tegutsevad. Mõnikord nimetatakse seda täiuslikuks tormiks, kui on nafta puudus, kallis nafta ja dollar, mis langeb kiiresti. Kõik see ebakindlus põhjustab palju kriise, mida tuleb kohe lahendada. Õige. Aga ma arvan, et nad saavad hästi hakkama. Mõnel neist on isegi spetsiaalsed tarkvararakendused kriiside lahendamiseks, mis algselt töötati välja ilmastikukriiside jaoks, kuid need sobivad suurepäraselt ka nafta, sõja ja kõigi teiste olukordade puhul. Hästi. Nüüd tahaksime vaadata laiemalt kogu maailma majandusolukorda, mitte ainult lennundust. Millised on mõned teised tööstusharud, mida praegune konflikt on kõige rohkem mõjutanud? Või millistele valdkondadele peaksid tarbijad tähelepanu pöörama? Ma mõtlen, et tööstusharud, mis vajavad palju energiat. Üks uus tööstusharu on tehisintellektitööstus, sest seal kasutatakse tohutuid arvutiparke, mis teevad kogu töötuse suurte keelemudelite jaoks. Nii et me räägime siin sellest. Tohutud arvutipargid, mis tarbivad palju energiat, energia on väga kallis ja seda on viimasel ajal raskem saada. Kui rääkida logistikast, siis suurem osa sellest, mida me praegu kanname, on toodetud Kaug-Idas. Ja selle tulemusena on nende toodete tarneahel, olgu need riided, elektroonika, autod või mis iganes, piiratud, nagu me kogesime COVID-pandeemia ajal. Ja tulemuseks on see, et kõik need tarneahelad on häiritud, mis tähendab, et on tohutud laovarud, mis tuleb hiljem välja saata. Seega tekivad puudujäägid ja nii edasi. Nii et see on võimalus kõigile, kellel on laovarusid ja kes suudavad seda ära kasutada. See on oht neile, kes on jäänud toodeteta. Need ongi peamised tööstusharud, mida see mõjutab. Hästi. Tahaksin siin tänada, Alex, et meiega liitusid. Oli meeldiv. Ma arvan, et me kõik hoiame põialt, et saaksime selgust, kas saame oma järgmisele puhkusele taskukohaselt minna. Me väärime seda, me väärime seda, me väärime seda. Hästi. Järgmisena räägime sellest, et Ameerika Ühendriikide lastehaiglates saavad spetsiaalselt koolitatud haiglakoerad nüüd hooldusmeeskondade täisajaga liikmeteks. Nad aitavad noori patsiente valu, stressi ja hirmu korral. Ja te kindlasti tahate seda näha. Vaadake ise. Heiglakoerad on lastehaiglates üha enam nähtaval kohal. Nad ei külasta lapsi vaid mõneks minutiks, vaid töötavad täiskohaga koos meditsiinimeeskondadega. New Yorgi Mount Sinai Kravis lastehaiglas on sellised koerad nagu Ice ja Summer osa programmist, mis on loodud selleks, et muuta haigla noorte patsientide jaoks veidi vähem hirmutavaks. Need ei ole tavalised vabatahtlikud teraapiakoerad. Need on spetsiaalselt koolitatud haiglakoerad, kes töötavad koos oma juhendajatega kuni 40 tundi nädalas ning kellel on lubatud siseneda tundlikesse haiglaosadesse, kuhu vabatahtlikud koerad tavaliselt ei pääse. See erineb väga traditsioonilisest vabatahtlikust lemmikloomateraapia programmist. Vabatahtlikus programmis käivad koerad haiglas kõige rohkem 1–3 tundi nädalas ning külastavad patsiente. Meie haiglakoerad on koolitatud teenistuskoerdeks, et töötada spetsiaalselt haiglakeskkonnas. Eesmärk on lihtne. Tuua lohutust, vähendada stressi ja aidata lastel läbi kõige raskemate ravietappide. Mõne patsiendi jaoks tähendab see, et valusa või hirmutava protseduuri ajal on koer lähedal. Teiste jaoks tähendab see motivatsiooni leidmist voodist tõusmiseks, ringi liikumiseks või lihtsalt taas lapse moodi tundmiseks kohas, mis võib tunduda kõike muud kui normaalne. Eksperdid ütlevad, et need programmid laienevad üle kogu Ameerika Ühendriikide ning haiglad nagu Johns Hopkins, Nortoni lastehaigla, St. Louis'i lastehaigla ja Mount Sinai kasutavad täiskohaga haiglakoeri laste ravi toetamiseks. Teadlased ütlevad, et isegi lühikesed kohtumised nende koertega võivad parandada heaolu, vähendada stressi ja aidata lastel valuga toime tulla.
Arizona ülikooli inimese ja looma sideme laboris ütlevad eksperdid, et koerad võivad aidata muuta haiglakeskkonna tavapärasemaks, valmistada lapsi protseduurideks ette ja toetada taastumist. Nad saavad ka tasustatud puhkust, täpselt nagu meie koerajuhid, nii et nad puhkavad koos oma koerajuhtidega. Kui nad tööl ei ole, on nad kodus oma peamiste koerajuhtidega ja saavad lihtsalt olla tavalised koerad. Kui töö juures ei olda, võetakse vest ära ja nad saavad lihtsalt olla lemmikloomad. Perede jaoks, kes peavad haiglas pikalt viibima, võib see tugi jätta püsiva jälje. Haiglatöötajad ütlevad, et mõned lapsed loovad koertega sügavaid suhteid. Ja patsientide jaoks, kes läbivad kõige raskemaid ravikuure, võivad need lohutavad hetked olla määrava tähtsusega. Üsna hämmastav. Pole midagi paremat kui koerad. Hästi, pöördume nüüd järgmise loo juurde. Aastakümneid on Kuuba kommunistlik juhtkond suutnud Ameerika survele vastu pidada, sanktsioonidele ja isoleerimisele vaatamata ning liitlaste nagu Venemaa ja Hiina toel. Aga nüüd viib Trumpi administratsioon asjad uuele tasemele. USA kohus on esitanud endisele Kuuba juhile Raul Castrole mõrvasüüdistuse seoses 1996 aastal toimunud 2 Kuuba-Ameerika dissidentide rühma lennutatud tsiviillennuki allatulistamisega. See juhtum, milles hukkus 4 inimest, on endiselt väga emotsionaalne Florida-Kuuba pagulaskogukonna jaoks. See samm on juba põhjustanud terava ülemaailmse reaktsiooni, kus nii Moskva kui ka Peking süüdistavad Washingtoni hirmutamises ja isegi režiimi muutuse taktikatega flirtimises. Ja see toimub ajal, mil USA on kehtestanud riigile uued sanktsioonid, mis sisuliselt blokeerivad naftasaadetised Kuubale, süvendades sealset kütusekriisi ning põhjustades pikki elektrikatkestusi ja toidupuudust. Meiega liitub nüüd John Kavalek, ta on New Yorgis asuva US-Cuba Trade and Economic Councili president. Kõigepealt, kui oluliseks peate te seda Raul Castrole esitatud süüdistust? Teate, kas see on pigem sümboolne või võiks see tegelikult sillutada teed USA agressiivsematele sammudele Kuuba suhtes ja kuidas te arvate, et see võiks välja näha? See on põhimõtteliselt mõlema kombinatsioon sellest, mida te ütlesite. See on esituslik, see on sümboolne. Raul Castro ei näe kunagi USA vangikongi seestpoolt. Ta ei tee kunagi seda, mida tehakse süüdistatavana avalikkuse ees. Ta veedab oma viimased päevad, ta saab juunis 95 aastaseks, ta veedab oma viimased päevad, viimased aastad Kuubal, ta sureb Kuubal, ta maetakse Kuubale. Kuid sümboolselt saab president Trump öelda, et see juhtus 1996 aastal Bill Clintoni demokraadia ajal. Siis ei juhtunud enam midagi George Bushi vabariiklase ajal, siis Obama demokraadi ajal, siis Bideni demokraadi ajal ja nüüd Trumpi ajal. Ja seega on president Trump kogu oma esimese ja teise ametiaja jooksul väga keskendunud, kas teeb seda, mida tema eelkäijad ei teinud või tühistab seda, mida nad tegid. Või tema puhul olid nad nõrgad, nad olid rumalad, nad olid lollid ja tema kavatseb midagi ette võtta. Nii et esinemisviis, sümboolika, eriti Lõuna-Florida inimeste jaoks on väga oluline. Teise osa juurde tulles, kas see võib potentsiaalselt viia suuremate sanktsioonide või administratsiooni tegevusteni, siis vastus on jah. Kas ma usun, et Ameerika Ühendriigid üritavad sõjalise jõuga kinni võtta Raul Castrot, nagu nad tegid jaanuaris Nicolas Maduroga? Ei. Aga see on sümboolika, see on kuvand. See on naljakas. Miks sa selles nii kindel oled? Ilmselgelt ei olnud mingit ootust, et Maduro võetakse Ameerika vägede poolt kinni. Mis teeb Raul Castro praegusel hetkel kuidagi erinevaks? Üks põhjus on see, et Nicolas Maduro oli Venezuela ametis olev president. Ja taas keskendub tollane president Trump sellele, kuidas asi välja paistab. Nicolas Maduro oli Venezuela. Venezuela oli Nicolas Maduro. Ta oli suur, ta oli füüsiliselt jõuline, ta kandis huvitavaid kostüüme ja ta oli justkui koomiksi kangelane, aga tema juhtis Venezuelat. Nii et president veitis, kuid Venezuela ranniku lähedal laevastikku koondades läks sisse, haaras ta kinni ja nüüd on ta New Yorgis kinnipidamiskeskuses. Raul Castro ei ole praegu riigipea. Ta läks erru 2016. aastal. Ta on olnud kaitseminister, aga ta on pensionil.
Nüüd on jutuks see, et pole tähtis, kas ta on pensionil. Ta on ikka veel võimul. Ta juhib endiselt riiki. Tema perekond juhib riiki. Aga tegelikkus on see, et minna ja võtta kinni 95-aastane mees, kes ei ole riigipea ega valitsusjuht millegi pärast, mis juhtus 30 aastat tagasi. See nõuab palju ressursse ja küsimus on selles, et Venezuelas ütles president Trump, et me saame selle nafta endale. Õige. Kubaal on see sisuliselt poliitiline pankrot. Sina saad selle võla. Nii et ma arvan, et see läheb kaalutlustes arvesse. John, viimane küsimus, mida ma tahan sinult küsida, on see, kas sa arvad, et Trump üldse muretseb migratsioonikriisi pärast, kui Kuuba USA blokaadi ja sanktsioonide tõttu täielikult kokku kukub, mida me oleme näinud? Üldsegi mitte ja põhjus on selles, et see president näeb immigratsiooni relvana. Ja ta on valmis kasutama kõike, mis USA sõjaväe arsenalis on, sealhulgas USA mereväge ja rannavalvet. Nii et kui Kuuba valitsus peaks kas tahtlikult või praeguste poliitikate ja president Trumpi täiendavate sanktsioonide tulemusena, kui peaks algama midagi sarnast nagu Marieli paadipõgenike kriis 1992 aastal või Bassara kriis Bushi valitsemisajal, et see president saadaks mereväe ja rannavalve Florida väina ning nad saadaks nad kõik tagasi. Nii et Kuuba valitsusel ei ole seda enam vahendina kasutada ja president Trumpi jaoks on see omamoodi nagu krüptoniit. Tead, ta ütleks midagi stiilis lase käia, proovi ainult, sest mul on kõik otseülekanded olemas, mis näitavad, kuidas me inimesi tagasi saadame. Pole vahet, kust nad tulevad. Kui nad ei ole siin seaduslikult, siis nad ei pääse sisse ükskõik, mis juhtub. See ei ole vahend, mida Kuuba valitsus saaks relvana kasutada. Hästi, tahaksin siin väga tänada, John, et meiega liitusid. Väga huvitav oli sinu arvamust kuulda. Kahjuks peame nüüd edasi liikuma järgmise loo juurde ja see on tõesti kummaline. Haruldasest albino pühvist, kelle hüüdnimi on Donald Trump, on saanud ootamatu internetihitt Bangladeshis enne Eid al-Adhat. Vaadake ise. Haruldasest albiinopühvrist, kellel on väga tuttav hüüdnimi, on saanud ootamatu staar Bangladeshis. Enne Eid al-Adhat kogunesid rahvahulgad Dhaka lähedale, et näha ligi 700 kilostid looma, keda kohalikud kutsuvad Donald Trumpiks. Põhjus? Selle kahvatu keha, roosakas nina ja eriti pikk blond juuksetutt, mis langeb üle lauba. Välimus, mis paljude külastajate sõnul meenutas neile USA presidendi iseloomulikku soengut. Tegelikult minu pühvel, kes internetis kuulsaks sai ja kelle nimi on Donald Trump, ostsin ma 10 kuud tagasi loomaturult. Selle nime pani talle minu noorem vend, tema karvade tõttu. See läks internetis levima ja paljud inimesed tulid seda vaatama. Minu noorem vend. Albiinopühvlid on Bangladeshis haruldased, sest enamik pühvleid on tumeda nahaga. See tegi selle looma veelgi silmapaistvamaks tuhandete Eid al-Adha jaoks ettevalmistatavate veiste seas. Ja kui pühvli fotod levisid internetis, kasvasid ka rahvahulgad, muutes ohvrilooma kohalikuks viraalseks kuulsuseks. See on abikaasa. See on sümboolne nimi. Tegelikkuses ei saa kunagi inimest ja looma võrrelda. See on lihtsalt sümboolne nimi, mille andsime kiindumusest ja sümpaatiast. Pühvel müüdi lõpuks eluskaalus hinnaga $550 Bangladeshi Dhaka kilogrammi eest, mis on umbes $4 ja 50 senti. Paljude jaoks, kes tulid seda vaatama, ei olnud tõmbenumbriks mitte ainult selle haruldus, vaid ka kummaline segu poliitikast, popkultuurist ja festivali traditsioonidest, mis kõik olid koondunud sellesse ühte väga ebatavalisse pühvlisse. Pean ütlema, et ta on väga armas pühvel ja mulle meeldib tema soeng. Tal on midagi, mis teda eriliseks teeb. Olgu, mu sõbrad, see ongi kõik praegu saates Global Eye. Mina olen Natasha Kiertšik. Aitäh, et meiega liitusite. Kohtume teiega järgmisel nädalal ja soovin teile suurepärast päeva.